No nii, tere õhtust, kallid saali jalgpallisõbrad. Saali jalgpalli meistriliiga 5. voor. Siinsamas Eesti Maaülikooli spordihoones Tartu futsali derbi. Viimati sellist asja on nähtud 5 aastat tagasi, kus märtsis 2020 mängiti Tartus Ravensi ja palju mängu pandud Ravensi poolt siis Tšalo ehk siis üsna kompaktselt kaitseb Tartu Inter, et mis ei ole tegelikult ka üllatus, sest ja napib Ravensil just lahendamise faasis ja Koval nopib Tuninilt palli ees, Huulele järjekordne võimalus ja Kaspar Huul esimene värav. Kaspar Huul ja Ravens läheb ühtjama 1-0. Tadžibaev kaotab palli ja Andrei Tunin saab minna ka löögi, läheb ja top save. Aga keda seal sinna ei tulnudki ja Romet Sepp õigel ajal õiges kohas. Dissatski! 2-0 Eduard Dissatski! 2-0 Eduard Dissatski. Romet Sepp tõuseb hoopis rünnakusse ja leiab Kaspar Huule ja uuesti ja igate pidi naasta nii-öelda võistkonna kaptenina värava suule kontrolli alla, aga selge ülekaal praegu Interil, ka siit saab Hurenko läheb löögile ja uuesti sekkub ja Tadžibaev võidab palli ja jääb nüüd karjus, võib Konnulat ka ühes leida, kuid otsustab löögi kasuks ja Konnulal oli ka suurepärane. Võitis 1-2, väga heas vormis on see Saku võistkond sel hooajal. Ja Koval, väga hästi välja mängitud, Kaspar Huul, 3-0. Babjak, Koval ja Huul. Tartu derbit meie praegu vaatame ja üks mäng on jäänud veel. Aga jätk! Markus Lokk! 4-0! Puu-puu-puu! Karu, Dissatski ääre peal olemas, leiab väga hea sööduga praegu Dissatski läheb keskele, saab lüüa ja värav, Eduard Dissatski! Selle kohtumise teine värav ja kohe Mitrofanov ja Tunin on Interi poolt. Tadžibaev läheb ise löögile, no siit peab ära realiseerima ja seda teeb ka Kaur Karjus 6-0 või 5-0. Vaatan oma konspektid üle praegu. Suurepärane pall Koosari poolt ja Huule poolt mitte nii väga ja kas midagi selle Tunin! Vanameister Andrei Tunin! 6-1 Ravensi kasuks, aga auvärav juhtus juba esimesel poolajal, minut ja 20 sekundit enne esimest poolaja lõppu. Kiiret ei ole kuskile. Oi. Treeneri staapi seal ei ole, aga Interi siis ja teine värav! Sander Eppik! Sander Eppik. Seltšuk tuli päris julgelt välja. Dissatski läheb kõigest meestest mööda ja viiakse ja värav! Eduard Dissatski väga hästi välja mängitud. Suurepärane töö tehtud Eduard Dissatski poolt, terve võistkonna mängis ta üle. Leedis Lokki ja Ravensi nii-öelda formatsioonis, et sel hetkel, kui Tunin hüppas välja, seal oleks saanud mängida. Keskele suurepärane võimalus oli Sander Eppikul ja Rene Koosaril jäi see pall kuidagi jalge vahele. Maksim Mitrofanov! 7-3. Kas, mida me siis näeme? Kas me näeme siis... Hästi mängib Karu praegu! Posti! Suurepäraselt oli välja mängitud. Paneb seal jala vahele, nüüd saab Kuusin rünnata. Tšalo on tal vastas. Djatškov tuleb appi, aga tuleb niimoodi rahulikult. Becker läheb, suurepärane sööt! Beckeri poolt Maksim Mitrofanovi suunas 7-4 on seis ja 4.50 mängida.
Huhuhuu. Rahvale. Pikk pall ette ja üle mitme aasta esimene Tartu derbi on lõppenud. Seis on 7-4 koduvõistkonna Tartu Ravensi kasuks.